Kallikraavi tänavamaja Tartus on väga vastutusrikka koha peal. See piirkond on Tartu absoluutne eliit ja maja on selle koha peal väga õnnestunult seotud ümbritsevaga. Värvidelt, ma leian ka materjalilt, mahult, kõigelt. Toomemäe on Tartu kõige ilusam ja kõige looduslikum koht ja selle maja mõte oli ka, et kasutada seda loodust ära, tuua seda loodust siia majja sisse. Ma arvan, et iga maja võiks teha inimest kuidagi paremaks. Selle maja mõte oli, et siin saaks tegeleda siis lilledega, olla terrassil, et selline positiivne harjumus tekiks. Aga paraku ilmselt inimestel on nii kiire, et see esialgne päris lillede idee on asendunud siin kunstlilledega, mida siis ei pea hooldama nii palju. Sellest on natuke kahju. Selliste ilusate kohtade probleem on tihti selles, et ühest küljest tahetakse siia maksimumi, siia tahetakse võimalikult suurt ehitist, teisest küljest jälle on siin oma keskkond, mida tuleks säilitada, millega tuleks arvestada. Siin on omad muinsuskaitse tingimused ja eks arhitekti ülesanne ongi nende kahe vahel leida see kompromiss. Selle koha ülesanne võib-olla kõige olulisem oli see, et see uus suur maht ei hakkaks seda vana lämmatama, et ei mõjuks siin kuidagi võõrkehana. Ja sellest tulenevalt ongi otsitud sellist plastilist vormi. Teisest küljest need liigendused, mis siia on antud, need on mõeldud ka selleks, et kõikidesse korteritesse saaks kahepoolset valgust, mitte ainult siis põhja poolt, vaid ka ida poolt. Oma sisestruktuurilt on see maja jaotatud nagu kaheks. Keskel on siis telg, kus on trepikoda, mis tuleneb siis sellest, et maja tegelikult on üsna sügav ja korterite plokid jäävad siis paremale ja vasakule poole. Sel ajal, kui seda projekteeriti, oli nõudlus kõige rohkem väikeste korterite järgi. Seetõttu on enamik selle maja korterid ka 1-2 toalised. Üleval pool on üksikud suuremad korterid, aga siin võiks olla rohkem võib-olla lapsi, et selline koht nagu eeldaks sellist pereelu.